Algab uus ja seninägematu kaalulangetussaade. Mängu astuvad tavalised Eesti inimesed. Jah, see on React. Jah, see on esimesele jaole. Aga ma tean ka viimasele jaole. Kes on juba kõike proovinud, et alla võtta. Kuid nüüd on mõistus otsas. Nad tahavad kanda kitsamaid riideid, loobuda halbadest harjumustest ja võtta jalad tagumiku alt välja. Ja mida kõike veel. Kuid nad kõik teavad suurepäraselt, et üksi ponnistades lõpevad head algatused tavaliselt peadpidi jäätise tünnis. Seepärast vajavad nad täiesti uut ja tõhusat lähenemist. Ja seda algav eksperiment neile ka pakub. Kõigepealt tahaks teile kõige tähtsama asja ära öelda. Selle kruusi saime kingituseks taluperemehelt. Suur aitäh! See on see kruus, millega ma viisin pihikaamera ruumi. Kohukese, kurikuulus kohukese kruus, mis läks meile 200 maksma. Aga siin on küsimus. Kas keegi nägi üldse, et ma selle kohukese avanudki oleks? Kas keegi nägi seda? Tänaseks on saate filmimise ajast umbes 8 kuud möödas ja ma teen kindlasti ka eraldi jao osa sellest, mis on siis seis 8 kuud hiljem, mis on kaal, kuidas on elu, kuidas on toitumine, kuidas läheb ja räägin natukene ka oma telgijagustest sinna juurde, mida saates ei ole. Ma ei tea miks. Ma kutsun sind võtma osa täiesti uuest pöörasest saatest, kus me just hakkamegi tegelema toidukiusatustest vabanemisega. Teadmata päris täpselt, millega tegu, tuli kohale 100 inimest. Tahaks oma viimasest 10 kilost ja kohukeste sõltuvusest lahti saada. Ma ei tea, kuidas on õige, mis tuleks teha. Selgus, et kõigi suurim komistuskivi allavõtmisel on toidukiusatused. Kui ollakse eluaeg neile järgi andnud, on seda harjumust raske ise muuta. Ma olen jahmunud. Ei tahaks rääkida. Käega löömist. Ma ei saa. Saad sinagi. Ei saa. Saad. Ei. Meil on kodus konkreetselt sõprusringkonnas juba kogu aeg see saad sinagi. Midagi on siis, saad sinagi. Ja muidugi, Heleri pärast on see emotsioonid on laes. Olukord on s**t, aga see on meie tuleviku väites. Raja teile presidendiks. Auku vajumist. Tekitas nagu suurt segadust ja sükest frustratsiooni. Ja enesele kindlaks jäämist. Ma ei tundnud seda, et ma nüüd alla annaks. Algamas pole tavaline paksukeste suvelaager, vaid siin hakatakse tegelema mõttemustrite muutmisega. Mina otsustavat, see minu maailm. Ja veelgi enam. Mäng käib raha peale, sest kõik ebasoovitav toit on siin ülikallis. Mine nii, Pekkisesse. Ahvatlused ongi kallid. Teate miks vä? Sest tervis on kallis. Aga seda osalejatele esialgu ei öelda. Seiklus algab. Meie kangelasi ootab ühine laager Võrtsjärve lähistel Päikesekivi talus. See on väga sobiv paik uuesti sünniks. Kohtuvad täna esimest korda. Saame siis meie kangelastega lähemalt tuttavaks. Esimesed saabujad on Tarmo ja Teele. Tervist! Mina olen Heleri, ehk siis Raja Teele. Teele teenib raha sellega, et postitab endast internetikeskkonnas... Ei, edasi. Nii, kas sai piisavalt edasi? Mul olid anti-baby-pillid, millega mul läksidki hormoonid kuidagi nii tasakaalust välja, et mul kogu aeg kõht tühi. Ja saatesse tulin sellepärast, et lahti saada oma pisikesest kohukeste sõltuvusest. Kohukesed! Tere! Makroonid! Ei teadnud isegi, et ma makroone armastan sama palju kui kohukesi. Mul lihtsalt nii vedas. Kui keegi veel pole aru saanud, miks ma saatesse läksin, see ei olnud nii otseselt, et mul on nüüd ropult üle kilos. Aga lihtsalt kogu see joojo teeditamine ja kaal üles, kaal alla, kaal üles, kaal alla ja lasen muudku mingist näkke sisse, mis ma tean, et tegelikult need kogused, mis mina neid sõin, olid lihtsalt liiga palju minu tervise jaoks. Võib-olla ka terve inimese tervise jaoks. Mina tulin pigem ikkagi selle jaoks, et ma saaks oma tervise korda. Sest mul on multiskleroos
see on nõme ja toitumine tõesti mõjutab halva tervisega inimesi veel rohkem kui terveid inimesi. Ma võtaks kohukese koos makrooniga. Ei, see võtaks tükikese kooki. Teile tundub mulle väga huvitav tegelane, esiteks juba tema välimuse pärast. Ma tean, minu sõprusringkonnas inimesed, kui neile midagi meeldis, nad ütlevad, väga huvitav asi on see. Ma päris pikalt arvasin, et Orgu absoluutselt ei salli mind nagu. Ja, ma sain alles vist viimasel filmimisel, ei, mitte viimasel filmimisel. Ma sain duubli saates, sain aru, et tegelikult ma olen täitsa okei. Ta ei vihka mind. Ma tean, et tal on olnud kunagi kehakaal väga suur ja ma tean, et on sellega pidevalt võitluses oma kehakaaluga ja siiamaani mulle tundub, et ta justkui nagu võidab seda võitlust. Aga samas ma arvan, et ta võib jällegi kaotada. See on veel. Ma võtaks makrooniga kohukesega esimese asjana ära. See on tunne, et see on mingi piinamiskeskus. Ma ei tea, nagu, mida nad üritavad selle. Millega? Kõik see. Teelel on õigus. Need 2 külmikut ei ole siin juhuslikud. Osalejate ankeetide põhjal ladus saatemeeskond kapid täis kõige patusemaid ahvatlusi. Me hakkame tegema saadet, kus me paneme inimesed, kellel on toiduga probleem sellisesse olukorda, kus see probleem on neil kogu aeg. Kus ma vassatan? Ade puhul oli vahva, mis ka kaameralindile jäänud, oli see, et meie Adega tegelikult olime interneti teel teineteisega, ütleme kuidas, väga halval suhtlemisel. Ade on jõuline ja otsekohese ütlemisega koduperenaine. Ma tulin siia saatesse, et võtta kaalust alla. Mulle maitseb kõik toit. See ongi nagu hull. Tere! Adega koos saabus Nele. Tulin siia saatesse sellepärast, et minu enesekindlus on ümmargune 0. Enesehinnang on väga õrn teema. Mina küll ei ütleks, et Heleril oli enesekindlus ümmargune 0. Seda meil jällegi ei pandud saatesse, aga kui küsiti, et mis me arvame, et teised meist arvavad, siis ta seletas küll, et tema arvab, et kõik vaatavad, et tema on selline kena ja kurvikas ja kuum tüdruk. Pealt näha seksikas ja kurvikas Heleri ongi sisimas ülimalt õnnetu. Ma ei usu endasse, ma mõtlen, et nagu saad sinagi. Kasvõi kommi. Sydney on rõõmsameelne noor bloger, kes elab peamiselt sotsiaalmeedias. Tema YouTube'i kanalit, kus ta teeb hoogsaid ja naljakaid videosi, jälgib ligi 32 000 inimest. Eesti kohta kõva sõna. Ma tegin merch jaoks sellega, aga ma ei taha seda oma bluusi peale panna, sest mul on siuke nagu boobalicious blues. Ega ma ei taha seda siia panna, sest et siis no boobs ja I hate it, kui on no boobs. Erootikastaar Teele, koduperenaine Ade, elektrik Tarmo, kommimaiast tudengipreili Kati, modellikarjäärist unistab Heleri, rõõmurull Nele ja veganvlogija Sydney. Jaak oli ka veel. Ma tahan, et te tooksite kõik oma väiksed näksid ja toidud ja joogid, mis teil kaasa on võetud ja paneksite siia kotti sellepärast, et teie toiduks ja joogiks on olema kõik see, mida me teile selle siin õhtupäeva jooksul võimaldame. See jutt, mulle ei meeldi, et ma olin konkreetselt kaasa röstinud oma leiva juhuks, kui ei anta süüa. Ma võin ära öelda, et ega mul oli 2 viilu oli veel eraldi peidus. See on leib. See on seemneleib, see on röstitud. Ma ei tea, kaua ma pean nälgas olema, siis vajadusel peaks nädala vastu. On äkki leivad kaasas. Sest ka, kui ma hommikul väga kiiresti süüa ei saa, siis mul võib paha hakata. Ma võtsin oma mingi kommikoti kaasa, sest ma tulin siia kaalusaatesse. Ei meeldinud, siis nüüd paremaks. Mis sa arvad, mis see number on? Ja täpselt sama on ka ta praegu, 121 midagi 6. 80 kilo on minu jaoks täiesti piisab. 75 kaalusin, kui ma olin 19 ja siis ma olin Namastarjust juba liiga peenike. Oota, kui erinevad arusaamad inimestel on, et mis on see nende jaoks see sobilik kaal. Mina leian, et peamine tervis on korras. On kõik. Ja 101,8. 137,8 kilo mehe ilu. Hetkel peatume 65,6 peal. Enamiku naiste jaoks oleks Teele vorm ja kaal lausa ideaalne.
kuid erootikastar tahaks siiski veel 5-10 kilo alt. Ma räägin, see on nii maitse asi, kelle jaoks mis kaal on hea. Näiteks praeguse kaaluga, mis ma peale saadet olen, mis on ikkagi vähem tunduvalt kui seal saates ja tegelikult kui võtta statistika järgi, siis ma peaks isegi olema õrnalt alakaaluline nüüdseks. Aga paks kommentaare saan ma siiamaani. Nii et see on ikka nii maitse asi. Ehkki see enamasti välja ei paista, on Teele tegelikult haige. Minul on siis selline ravimatu haigus nagu multiskleroos. Pikemalt sellele ei peatu, aga minu jaoks võin öelda, see laager oli väga silmi avav, väga suur katsumus. Et eriti kui ma nägin, et teised inimesed, kes on minust nagu palju suuremad, nende jaoks ei olnud asjad katsumused, mis minu jaoks olid. Et päris palju seda ei näita, kus mina ei teinud mingeid asju kaasa, lihtsalt istusin kusagil eest ära või näiteks Tartus mind seal saunas ei olnud ja nii edasi. Ma pidin päris palju aega maha võtma ja mina mõtlesin iga päev selle peale, et äkki ma nüüd helistan kellelegi, et ma saaks koju tagasi, et ma lihtsalt rohkem ei jaksa. Aga hoiad suu kinni, sellepärast, et üritad ikkagi kaasa teha ja ei taha mingi vinguda nagu, mis see vingumine nagu aitab, et mul on nii halb olla, aga nii palju kui võimalik oli, et ma käisin päikse käest ära ja ma tegin igasuguseid pause sinna, et ma üldse hakkama saaks. Nii, ja nüüd me kerime siit edasi kohe. Selline kiisu! Maiustusi täis külmkappi pisukese õudusega, siis märkamatult tehakse uksed lahti ja just meile öeldi, et nüüd võib võtta. Nii et see on tasuta toit, mis mulle väga meeldib ja mul ei ole õnne, kuna ma mida üldse süüa saan. Ja see on tasuta toit ja makroone ma ei raatsi niimoodi osta. Need on mingi üle euri on tükk. Ma ei raatsi osta neid makroone ise. Muidugi, mul oli pidupäev. Võiks olla. kapi kallal esimesena. Mina ei tea, kuidas need makroonid nii ruttu otsa said ja mis nende kohukestega juhtub. Või äkki hoopis õlut ja mingid vorstikest või liha sinna kõrvale ja see on minu pahe ja minu arhiilis ei kandnud, et seda siis küsitakse. Killeusa. Et millest ma tahaks nagu lahti saada. Inimesed unustavad jube kiiresti tegelikult oma eesmärgid ära, mida nad ja mida nad selleks tegema peavad. Unustanud eesmärk ära, see oli tasuta toit. Tasuta toit. On, et mind ikkagi nii-öelda ahvatluste teed pidi, kuigi igal pool olid ka tegelikult tervislikud alternatiivid. Selle Monsteri ma võtsime ainult ühe lonksu, sest see oli päris halb. Sõime väljas või sõime toas? Sõime väljas. Ma vaatan nõusid meile siis. Seal oli nii mõnus, sul on väliköök ja sa lähedki õue värske õhu kätte sööma. Seal oli üldse nagu, ma käisin lihtsalt niisama õues istumas, vaatamas, kui ilus seal on. Muidugi ma käisin ka marju varastamas seal. Pane tilli veel. Mulle lihtsalt till väga meeldibki. No kui see oleks üldine siuke ports, mida ma söön nagu, mis ma mingi tofud asjad, siis ma prolli mingi pool sellest võtaks juurde veel, aga peale seda magusad nagu kohe küll mitte hiljem. Millal sa siis nagu prollisid oma magustuseks? No ikka öösed. Meil on see prolli nali on ka nüüd tänu Sidnile, thanks. Kodus muud ei kuulegi, kui emotsioonid on laes, prolli, saad sinagi. Minu portsjon oli nii väike sellepärast, et esiteks mul oli makroonidest ja kookestest kõht juba maru täis. Ja teiseks, ma ei tahtnud oma kõhtu liigselt salatiga täita, sest makrooni ja kookesi oli veel järel ja kooki. Nagu näha, meile meeldivad vürtsid. Tegelikult kogu aeg seletasime, kelle pudel see viimane on. Mina mõtlesin, et äkki Jaak Madisson, siis ma oleks väga õnnelik olnud. Sest Jaak oli, nimi oli peal, aga muud me ei teadnud mitte midagi. Sees toimub midagi, elav muusika ootab teid. Hea vanakooli peomuusika lajatab kõiki esiotsa kurdiks.
sest ma näen või paigastust näen sinu näen. Jaak on laulja ja meelelahutaja. Oma selle energia ja tahtejõuga anda teistele ka ikkagi motivatsiooni juurde, sest kõik seal majas olevad inimesed vajavad nii palju motivatsiooni, teadmisi ja tuge, kui vähegi võimalik, sellepärast ega see protsess kerge ei ole. Motivatsioon on tõesti üks peamisi asju. Mu lemmiklause on see, et motivatsioon on nagu pesemine. Seda on pidevalt vaja teha, ühest korrast nagu ei piisa. Ja mul on endal kõik seinad ja keha ja lihtsalt motivatsioone täis. Siin on mott omast käest alati võtta, ehk siis mida orgu teeks. Siuke tatoveering. Ja mul ongi keha tähendusega tatoveeringud just sellepärast täis, et aitavad mind õigel teel hoida. Kuda ei saa sellist torti kusagilt kunagi. See tort on täitsa olemas. Mine sinna Ristikino kohvikusse, palun. Ja sarnaseid torte on meil igal pool mujal ka. Kuidas see saa? Kust sa pärit ole? Naised mekivad kõiki torte ja kooke, siis mehed nahistavad alkoholikappi kallal. No me tegime väiksed siuksed kokteilid tegime ja rumm ja koola ja oleks küll konjak on oleks veel lõbusam olnud, aga saime ilusti hakkama. Viimases jaos sai oma konjaki ka. Palju nalja sai. Ja uue elu algus jääb ilmselt järgmisse päeva. Minu jaoks oli huvitav see, et esimesel õhtul Heleri jõi ennast korralikult purju ja viimasel õhtul tema seletab, et kui pole ammu joonud, siis piisab vähesestki, et tema purju jääks. Kas 6 päeva? 6 päeva joomiste vahel on siis ammu. No, siis on hästi ju. Juhu! Tartus on mulle meeldinud. Jah. See oli Tartus. Ei. Saate tipphetkeks viimaseks tuleprooviks enne lõppu oli päev Tartus. Päeval spa ja restoranid, õhtul pidu ööklubis. Panna end proovile tavalises elus. Mis hakkab juhtuma, kui ahvatluste kapp enam nurgas ei nöögi? Kui pole Eerik Orgut, kes sõrmega viibutaks? Vahv on see, et Kati oli peale seda esimest päeva väga uhke, et tema ei võtnud mitte midagi ahvatluskapist. Mitte midagi tema ei võtnud. Aga mis siin toimus? Ma võtsin nagu jah, õige vabalt isegi, mis mul palab siin. Lumepall pääses veerema klaasist veinist peenes restoranis. Kuid kõik kulges siiski eeskujulikult. Kuni ööklubini. Ma ei kahetse seda pidu. Kindlasti mitte. Kõik oli väga-väga tore. Minu jaoks ainuke asi oligi, et ma alguses nagu rohkem kaitsesin neid, sest see on tehtud juba. Kahju oli lihtsalt, et nad ei mõelnud selle peale, et esiteks nad ei tulnud saatesse selle jaoks ja teiseks nad ju meie kõigi ühist auhinnafondi lihtsalt drastiliselt vähendasid, nii et me juurde pidanud maksma. Heler ütles veel seal mingi hetk, kui ma küsisin, et mida nad tarbisid. Ütles, et nemad tarbisid veini, et nagu te ise poleks tarbinud seda õhtusöögilauas. Ei tarbinud igaüks. Eks ole, mis sa jaurad? Ma vaatan praegu mulje, et mulle Heler ei meeldi väga. Ma ütleks, et see on tõsi. Aga järgmises osas, mis ma teen, umbes nädala pärast üles panen, siis saame teada, kes mulle meeldis, kes mulle ei meeldi. Seal toidulauas ma teadsin, et kui need pokaalid sinna pandi, et vein on üks mu nõrkusi. Ja kui ma selle ühe pokaali tavaliselt ära joon, siis läheb juba teine, kolmas, siis ma tahan nagu juurde, sest et mul nagu tekib siuke mõnus feeling, et ma saan nagu tunda ennast vabamalt, sest ma ise olen muidu selline hästi kinnine inimene. Jutt ei klapi. Ma ei saa täpselt nagu sotti temast. Tegelikult oli nagu väga rõõmus ja väga jutukas ja rääkis peaaegu nagu absoluutselt kõigest põhipõõrastele inimestele. Et midagi nagu imelik. Ja kui sa tead, et sa ei suuda piiri pidada, ära võtta seda esimest pokaali ka. See nii lihtne ongi. Alkohoolikutel on samamoodi. Nad ei tohigi üldse juua. Ongi kõik, sest nad teavad, et kui nad võtavad selle ühe pokaali, siis nad lõpetavad nädala pärast.
Ometi olime kõik tunnistajaks, kuidas Heleri suutis end laagris vabaks tantsida ilma igasuguse kärakata, olla peokuninganna kainelt ja keset päist päeva. No näed. Kujutadki ette, et sa oled täiesti üksi, sa, ma ei tea, taidledki seal ühe koha peal. Otsisime nagu seltskonda juurde või noh. Meist ei piisanud. See on kurb. Algul me olime täitsa nagu kained ja siis me istusime seal ja siis... Ei. Kullakene, te olite klubisse tulles. Vaatan, te olite juba klubisse tulles, olite natukene purjekilles. Te olite juba õhtusöögi lauas joonud ja siis te olite hotellitaas juba ka veel joonud. Nii et see ei ole päris nii. Siis me hakkasime nagu mõtlema, et mis teha nagu. Et kuna Kati karaoket ka ei tahtnud nagu laulda on ja ma seal ikka laulsin. Kahju on see, et Heleri karaoke laulmist sisse ei pandud, tal on väga super hääl ja ta laulis väga-väga hingest. Samas nagu ma ei olnud nagu päris ammu joonud. 6 päeva. Ja ma mõtlesin, ma võin nagu endale seda lubada, lihtsalt nagu 1 päev. Tegelikult täna siin meie projekt veel ei lõppe, vaid see kestab tegelikult 3 kuud. Muudatused ei tule üleöö, halbasid harjumusi ei raputa kiiresti maha. Vaatame, kas meie laagrist oli kasu, et teha suur elumuutus. Kõik meie osalised teavad, et lühiajaline eufooria ei kanna kaugele. Ma otsisin oma varesid, aga nad on muidu kogu aeg platsis, kui ma lähen viin neid. Need on gluteenivabad kassikrõbinad. Linnud võivad neid süüa küll. Aga ainuke kord, kui nad ei tule, on siis, kui tahaks filmida neid. Ehkki teelel polnud ülekilosid objektiivselt eriti ollagi, tahtis ta siiski 5-10 kilo alla võtta. Kui sa oled ikkagi erootikastaar, kes teenib raha paljastavate piltidega endast, siis lihtsalt on vaja ideaalset vormi. Nüüd... Ideaalne vorm on täiesti suhteline mõiste. Peaasi, et sina tunned ennast selles vormis mugavalt ja minust suurematel naistel läheb kõvasti paremini ja mina olen kaotanud oma kliente ka tänu sellele, et mul ei ole neid kurve enam nii palju. Aga minu jaoks on peamine tegelikult, kuidas ma oma igapäevatoimetusteks on hakkama, kui mul on selline kogus kaalu vähem. Ma ei ütle veel välja, ma ütlen, ma teen eraldi kus ma ütlen, palju ma nüüd tänaseks 8 kuud hiljem kaalu. Seks on see saavutatud. No ütleme niimoodi, et keha on mul, ütleme, riietega ei olegi nii palju muutunud kui siis ilma. Minul on läinud umbes 7 kilo, aga ma ütlengi, et mina sellele kaalule nii hullult enam ei keskendunud, sest minul on tervis on ikka energiat on kõvasti rohkem. Iga päeva elu lihtsalt kõik toimetused on lihtsamad. Kodus enda pildistamine ja sotsiaalmeedias möllamine ongi tegelikult ainus töö, mida teile oma tervise pärast teha saab. Nüüd 4 kuud tervislikku toitu süües on sündinud väike ime. Nüüd on põhimõtteliselt, jah, voodisse enam ei pea jääma. Tervis on üleüldiselt parem, aga kõik ausalt ära rääkida, siis jalgadega jällegi on väga kehvasti, et ma pean kasutama abivahendina ratastooli praeguseks. Aga ütleme niimoodi, et kõik muu on nagu kuidagi paremaks läinud, energiat on rohkem ja jalad on mul üle 10 aasta juba haiged, nii et ütleme niimoodi, et see ratastooli asi ei tulnud mulle tegelikult üllatusena ja ma olin ammu juba teadnud, et minu suund sinna viib. Aga lõppkokkuvõttes on kasvõi ratastooliga ja kui jalad on nii haiged, on kõvasti kergem, kui sul on vähem seda kaalu. Käed on väiksema koormusalguse peale toimetama ringi, kui sa kukud maha, ei ole kuidagi nagu nii raske sealt üles saada, ei ole nii valus kukkuda, et noh, ja üldse energiat on nagu rohkem ja kõige tähtsam on see, et tuju on kõvasti parem, sest varem mul oli see, et mul oli 6, tegelikult isegi võib-olla nädalas korra oli tohutu masendus peal, nagu meeletu mõtlesin, kas on üldse nagu mõtet üldse millegi. Ja nüüd mul on olnud viimase 6 kuu peale 1 korra seda mõtet. Ja see on ka sellepärast, kui ma sain põhimõtteliselt väga-väga palju viha ja peale seda siis tekkiski see, et ratastool tuli ja ühesõnaga palju asju korraga. Aga ka sellest saab üle, saan minagi.
teised sõid krõpsu popcorni, siis ma sõin nagu porgandit, et ma ei tundnud, et isegi ma tahaks otseselt. Kes teist Pärnus ikkagi Mäkis käis? Kes teist käis? Jutud on. Võt. Et päris ei piina ennast, aga nagu ei teki küll tõesti seda, et ma pean saama. Ma arvan, et esimene asi, mida ma teile näidata tahan, on mu külm kapp. Sydney puhul ma nägin seda kohe, et näost on sellised muutused juba toimunud, et midagi on seal kadunud. Mu külmkapp on teinud nii suure muutuse selle ajaga, kui ma sealt laagrist tagasi tulin. Enne mu külmkapis oli alati ainult mõnda üksikut asja ja enamasti ükski neist ei olnud tervislik. Ja igapäevaselt 5 kilomeetrit kõndida oli väga tore ja siis sinna veel treeni otsa. Perfektne. Igal juhul see siin nüüd on minu poolt kõik. Sydney tegi trenni ka. Mina ei ole veel trenni tegema hakanud. Minul on läinud kõik, mis mul on läinud, ainult tänu toidule. Ja ma olen apsakaid lubanud endale. Nädalas korra on mul selline kord, kus ma ikka endale midagi luban. Meelelahutaja Jaak tuli suvel laagrisse mõneks päevaks. Ajas oma lõbusa ja lakkamatu lobaga Sydney ja Nele totaalselt närvi. Jaak lasi üle meid, nii et Jaagust ma siin väga ei näita. Nii on aastat hiljem. Käes on kallite kalorite suur seal oli mu abikaasa. Finaalipäev ja selgub saate võitja. Kõige tublim ja tõhusam elumuutja. Kahju on see, et nii palju on pandud kordusklippe. Tegelikult meil oli nii palju sisu ägedaid asju, mis juhtus, mis oleks võinud saatesse jõuda, mis kahjuks jõudnud, kas või see, kui Orks ise meile trenni tegi. Neid asju oli nii ägedaid, et täiesti kahju on lihtsalt, et neid jagusi nii vähe oli. See on kurb. Ütleks seda ka juurde, et keegi meist ei olnud täpselt selline nagu siin saates, sest kui sa võtad kas või sellise lause, ma hea meelega läheks õue, aga ma täna ei taha, sest mul on halb olla. Sa võtad sealt, aga täna ma ei taha ja see jätab sinust kohe siukse vinguva mulje. Kõik ülejäänud on eest ära, keegi ei tea nagu miks sa ei taha ja see kõik muudab seda konteksti, aga kõik ei ole võimalik sisse jätta, sest filmimistunde oli 100 ja on ainult 8 jagu, mis on umbes 40 minutit pikad. Nii et Tšau! Oi, kuule, sa näed päris prink välja, aga miks ma sind täna siin teistega ei näinud? Tead, ei julgenud tulla, soovitati mitte tulla, tõmmas hommikul palavikku üles ja mingisugune jamad ja mul köhad nüüd nõu pole, et ära igaks juhuks mine, et ma helistasin tädile, mu tädi on tere aasta väljades. Okei. Ja siis ta ütles, et ära igaks juhuks mine kuskile, et äkki on mingi koroona ema, ma olen homme lähen testi ära igaks. Esiteks ta istub autos, kui ma õigesti aru saan, ta ei tohtinud kuskile minna. Teiseks on see, et kes vähegi valetamisest teavad, siis kui inimene paneb liiga palju juttu ja detaile, siis ta tavaliselt valetab. Aga see ei pea alati paika. 92,7 täna olgus. 92,7 või? Vau. Ja, ütleme saatajast siis enam peaaegu 20 kilo. Vau. Tele. Ma teen pisikese altkäemaksu ka, et siis äkki saab kilokese kaalult alla või sentimeetrikese. Selle eest võib-olla isegi 2. Mina natuke tegin ja siis abikaasa natuke tegin. Okei, vau, see on liigutav, see on. Et mul abikaasa siis põletab puiduportreesid ja me mõtlesime, et kuna Urgu oli lihtsalt nii suur elumuutuse põhjus ja et midagi peab talle tegema. Teelel oli vaja maha võtta vaid mõned kilod, kuid teadaolevalt on just see enamasti eriti keeruline. Tema püüdlused on olnud mina oma erinevate sookidega. Väga ägedad, selles mõttes, et tema toitumine on kardinaalselt muutunud. Et hästi palju rämpsu ajasime ennem sisse nagu. Ja nüüd tänu sellele saatele ta ongi jäänud tervisliku toitumise peale ja mulle on see ka hästi mõjus. Ai, ajan hästi palju rämpsu siis. Oleneb kellega võrrelda. Kui sa võrdled kellegiga, kes ajab rohkem rämpsu sisse, siis ma ajasin väga vähe rämpsu sisse. Alatu laim. 60,2, mis tähendab siis seda, et sisuliselt sul on ligi 6 kilo läinud ja jäänud ära, nii et super. Kas ma võin nüüd sööma minna? Tahaks ka näha. Umbes 103,5.
Ade on 4 kuuga alla võtnud 17,5 kilo. Ümbermõõtu me sul ilmselgelt võtma ei hakka. Miks? Koduperenaine Adele võib selle asemel hoopis õnne soovida. Tulemas on perelisa. Ja sinu number on siis 126,6. See tähendab, et 11,2 kilo on 4 kuuga ära sulanud. See on 56,8. Heleri on siiski alla võtnud. Üle 8 kilo. Sinu kaal siis täna on 87,6. Sidid hästi! Selle käigus on kaal langenud ligi 14,5 kilo. 121,5. Võid vähem teha. Nelel on kadunud 17,5 kilo. Palun astuge laua peale. Ja oli siis 84,9 4 kuud tagasi. Ja tänase seisuga 75. Jaa, väga hea. Ligi 9,5 kadunud kilo üle oleks igaüks uhke. Kui televaataja tahtis näha totaalset muutumist, siis 4 kuuga ei ole see võimalik. Kõigi osaliste kaalukaotuse tempo on olnud tervislik ja mis peamine, selline, mis... Mina ütleks küll, et siin on ikka totaalseid muutumisi olnud minu silmis vähemalt. Niisama lihtsalt selga tagasi ei rooma. Mina olen tulemustega väga rahul, sellepärast et see intensiivne nädal oli täpselt see, mida nad vajasid, et teha selline korralik restart oma ajule. Summa vähenes 10-kordselt, mis siis tähendab 10 korda, ehk siis 500 eurot jäi sellest alles. Ja nüüd keegi teist saab selle raha endale. Nele. Nele võitis selle pärast, et temaga suheldes sain ma aru, kui suure muudatuse ta on elus teinud. Ehk siis ta julgeb, ta tahab harrastada ja proovida uusi aktiivseid spordialasid kui ka tegevusi. Ja muidugi tema kaal on väga-väga kenasti kukkunud ka, mis on siis ainult tubli toitumise ja pühendumise. Ikkagi käsile, et vanasti ma olin see vend, kes mingi jalutama, unustage ära. Kõige rohkem oligi Nele ära teeninud, sest ma nägin juba alguses, kuidas ta pani oma higise otsaesisega pilte üles, kuidas tema käib ja teeb trenni ja kuidas tema toitub ja ta oli niimoodi hingega asja juures. Te kõik olite ka väga tublid, et ma ei saa öelda, et ma olin kõige tublim või kuidas. Ma arvan, et kui poleks seda seltskonda olnud, ega ma poleks ka võib-olla selline nagu praegu, et lähen ja teelen. Nii tore, et olete. Minu elu on 360 kraadi muutunud. Võta ka sina ennast käsile ja tee ka sina täna oma elu muutus 360 kraadi. Saad sinagi? Ongi see kõige suurem muutus, et ma sain depressioonist lähti. Ja siis peameeles on, sa näed, et kui sa oled positiivne, teed õigeid asju, siis elu läheb paremaks. Ja siit on sulle siis Veespa lukspakett. Suvel laagris jättis osalistele sügava mulje toiduingel ehk holistiline toitumisnõustaja, kes tuli täna üle andma oma personaalset kingitust. Ma tahaks teid kõiki tunnustada selle eest, mis te läbi olete teinud. Teil kindlasti kõigil on olnud omad põhjused, erinevad, miks te siia saatesse tulite. Ja ühes ma olen täiesti kindel, et kõik midagi iseenda kohta saite teada. Ma tahaksin omalt poolt üle anda ühe kingituse ja selle kingituse anda üle teele, sinule. Selle eest, et sa julged ja oled võtnud selle julguse muutuda ja iseennast ümber hinnata. Ja saada aru, et see lugu, mis sul iseendast on, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, mis on hea või halb, see on kõik ümber jutustatav. Ma sain täpselt sellist asja, mida mul hädasti vaja on. Täpselt sellise inimese poolt, kes mul niimoodi hinge läks, kui ta siin käis. Et läks natuke hinge ja see asi. Ma kingin sulle 3 erinevat teraapiat. Sellise holistilise toitumisalase nõustamise, siis üldse sellise pisikese rännaku ja konstellatsiooni. Ma ei tea, kas sa tead, mis asi see on, aga see on väga võimas vahend üldse aru saamaks, mis ja kus meie mustrid tulevad. Ma olen nendes natukene juba käinud ja see, mis ta siin saates pakkus, võrreldes sellega, mis ta seal koha peal personaalselt veel pakub, no
see saate osa oli lihtsalt tilk merre, et see on lihtsalt täiesti kuidas see mõtlemist muudab, et ma tean niigi palju igasugustest nendest asjadest, aga seal on ikkagi veel, et nagu vau, et aga nii ongi ja nii ma saangi teha ja noh, kuna see ongi nii personaalne, siis ma sinna detailidesse lasku, et eks iga inimesele kohandab ta selle vastavalt, siis ta esitab vastavaid küsimusi, et teada saab, mis sellele inimesele nagu oluline oleks. Aga see on lihtsalt, see on hindamatu, mis ta teeb, et kes vähegi tahab oma hinges midagi korda saada, oma toitumises, mis iganes neile tegelikult enda juures ei meeldi, kas või, et sa käid liiga palju shoppama, sa oled liiga negatiivne, oled liiga kurb, ise ei saa arugi, miks sa niimoodi oled, või liiga väsinud, ühesõnaga, mis iganes sulle enda juures ei meeldi, ta aitab väga hästi lahti mõtestada, miks need asjad niimoodi on ja mida peaks nagu tegema, et need hakkaksid paremaks minna. Mega respekt. Ma tean, et igaüks teist jätkab ju tegelikult oma teekonda edasi ja teadke siis seda ka, et minu poole võite ikka ja alati pöörduda, kui on küsimusi, rõõme või muresid. Aitäh teile! Võit iseenda üle on kõige magusam ja küllap see annab jõudu ka edaspidiseks. Ükskõik kui palju ahvatlusekappe elu tee peale ette seab. Ega ainuüksi väiksem kaalunumber polegi üüratu õnne valem. Parem tervis, rohkem võhma ja kõrgem enesehinnang annab lihtsalt võimaluse elada ka paremat elu.